Tere, head sõbrad, ja on taas see päev, kui teie ette jõuab Mis toimub parempoolsete taskuraadio järjekordne osa ja oleme siin tormisest talvest ja külmast talvest läbi murdnud ja taas teie ees. Millest täna juttu räägime? Aga kas Riigikogus võib minna paugutamiseks, nagu juhtus seda näiteks Washingtonis ja Kapitooliumis? Mis seda võib põhjustada? Sellest kindlasti räägime. Eestit on tabanud pealtkuulamismaania. Mis siin selle olukorraga lahti on. Räägime samuti Eesti Olümpiakomitee presidendi valimistest ja ei saa me üle ega ümber president Alar Karisest, sellepärast et need väljaütlemised, mis siin viimastel aegadel on olnud, on viinud siin ikkagi väga suure poleemika juurde. Ja stuudios vanad head eksperdid ikkagi koos neid mõtteid lahkamas. Siim Kiisler ja Tõnis Konts on täna taas täiesti olemas ja me alustame. Ja alustamegi president Alar Karisest, sellepärast et tema riigivisiit Soome siin mõned päevad tagasi just lõppes ja seal samas sellel riigivisiidil oli ka päris mitu selle eel ja selle visiidi ajal selliseid väljaütlemisi, mida on siin siis hakatud poliitilistes ringkondades erineval moel siis tõlgendama. Tegelikult tuletan teile meelde, et kõik see alguse sai ikkagi eelmise aasta novembris, kui presidendil toimus siis Kasahstani riigivisiit ja seal siis hakati Välisministeeriumi poolt väidetavalt ette andma mingisuguseid selliseid teatud korraldusi, mida rääkida, kuidas olla ja mida teha. Nüüd siis on see aeg natukene nagu edasi kerinud, seal vahepeal on olnud ka selliseid erinevaid perioode, kus mõned tema väljaütlemised on sellised kaheti mõistetavad, eelkõige puudutab see Vene suunas tegevust. Nüüd siis selline Soome visiit, kus siis räägitakse või president on rääkinud sellest, et tuleks ikkagi kindlalt venelastega laua äärde istuda, jutud selgeks rääkida, et ükskord see olukord lõpeb ära ja kogu see retoorika. Ilmselt paljud meie kuulajad-vaatajad on sellega kursis, mis need väljaütlemised on olnud. Siin on absoluutselt nüüd kõigil erakondadel olnud oma nägemus sellest ja oma seisukoht sellest, et mida siis president on teinud ja kui halba olukorda ta meie välispoliitilise sellise suundumuse on paisanud. Kuidas teile, härrased, tundub, et kas see on lihtsalt olnud presidendi poolt või me oleme presidendist valesti aru saanud või ta tegelikult teeb meelega midagi, otsib konflikti riigi sees, eelkõige konflikti Välisministeeriumiga, mis on siit väga selgelt välja joonistanud, sest Margus Tsahkna välisministrina on tema kõige suurem oponent olnud. Kes soovib alustada? Mina lahutaks need kaks teemat omavahel ära, me oleme varasemalt siin oma saates ka seda käsitlenud, Karise konflikti siis Välisministeeriumiga ja oleme tõdenud, et ega selline avalik konflikt nagu hea ei ole, aga täna on ta reaalsus, eks ta elab oma elu ja seda konflikti nagu tõenäoliselt enne Karise ametiaja lõppu ka keegi lahendada ei suuda. Nüüd teine teema on Karise avalikud väljaütlemised just Venemaa suhete teemadel. Minul ausalt öeldes jääb arusaamatuks, miks Alar Karis korduvalt selliste avaldustega esineb. Ma arvan, et aeg on vale, need sõnumid Eesti riigi kõrgemate esindajate suust peaksid olema hoopis teisesuunalised ja ma arvan, et ka kontekst, kus ta neid räägib, on ka vale ja ma mõne sõnaga põhjendan seda. Kui me vaatame ajastust, siis Venemaa kallaltungist Ukrainale on juba tükk aega mööda läinud ja võib-olla siin Trumpi tagasivalimise järgselt oli teravamalt üleval see arvamus, et sõjasse tuleb võib-olla, kui mitte sõjategevuse lõpp, siis vähemasti paus, et algavad läbirääkimised ja siis tõesti oli küsimus selles, et kas need läbirääkimised lähevad Euroopast mööda või on Euroopa seal mingis vormis nagu laua taga. Tänane kontekst välispoliitiline kontekst on ju hoopis teine. Meie esiteks USA tähelepanu on mujal, on Lähis-Idas, Hormuzi väinal. Ilmselt on Trump ja tema administratsioon aru saanud, et see pioneerilik optimism Ukraina sõja kiirest lõpetamisest ei vii mitte kuhugi, nad üritavad ennast sellest teemast nagu taandada, on ju ka väga selgelt öelnud Ukrainale, et
saage ise hakkama, vähendame relvatarneid ja teiseks, et see on Euroopa probleem, et tegelege selle küsimusega Euroopas, et USA on selgelt ennast distantseerimas antud teemast, Trumpi puhul alati võivad tulla äkilised pöörded, aga hetkeolukord on pigem see, millega kaasneb ka, ma arvan, nagu üldine nagu analüütikute seisukoht on täna see, et see sõda Ukrainas kestab veel mõnda aega, kas ta on 2 aastat, 3 aastat, 4 aastat, me pigem peame selleks perioodiks nagu valmistuma ja rääkida selles olukorras, et Euroopa peab hakkama ennast kangesti nagu ümber korraldama kuidagi selleks, et olla läbirääkimisteks Venemaaga valmis, mingid eriesindajad, et see on nagu vale aeg ja täiesti vale koht sellega rääkimiseks. Venemaaga on ju üritanud erinevad liidrid nii enne kui pärast sõjategevuse algust laua taha istuda. Selge on see, et Venemaal ei ole olnud mitte mingisugust nagu huvi, nii kaua kui Venemaa tunnetab, et tal on mingisugunegi jõupositsioon, senikaua on ta valmis mis tahes läbirääkimisi pidama ainult jõupositsioonilt ja ilmselgelt see Euroopale ja meile piiririigina ei sobi, ehk meie fookus peab olema sellel, et Ukraina suudaks järgmised 2, 3, 4 aastat või nii kaua kui vaja vastu pidada. Tegelikult, kui me vaatame uudiseid, siis me näeme, et rindel ei ole väga suuri muutusi Ukrainas toimunud, küll Venemaa suudab nagu lõputult visata ette lihakehasid ja pomme, aga näha on, et Ukraina selline võimekus Venemaa sõjatööstuslikku kompleksi rünnata ja seda Venemaa sõjalikust võimekust hävitada, see on üpris kiiresti kasvama hakanud. Et Ukraina on seal teinud tugevaid edusamme, et jällegi hakata nüüd survestama, et Euroopa peab kuidagi olema valmis kiireteks läbirääkimisteks, ei ole minu arvates kohane. Teiseks, ma arvan, et see ei ole teema, mida piiririikide nagu Eesti, eriti Eesti juhid peaksid rahvusvahelisel areenil nagu rääkima. Meie fookus ja sõnumid peaksid olema hoopis midagi muud. Ma arvan, esiteks mina tahaks näha, et iga Eesti presidendi, iga Eesti peaministri, välisministri sõnavõtt tuletab maailma avalikkusele ja lääneriikidele meelde, et Venemaa on imperialistlik riik, Venemaa on siiani, maailmas on üldiselt läbi koloniaalimpeeriumite ajastu, aga Venemaa on tegelikult ainus alles jäänud klassikaline koloniaalimpeerium. Nii kaua, kuni Venemaa käitub kui impeerium, nii kaua ei ole Euroopas rahu. Sellest tõdemusest paljud inimesed ka Euroopas tegelikult ei saa aru, mida kaugemale me läände liigume siit piiririigi vaates, seda rohkem on neid inimesi, kes arvavad, et Venemaa on üks selline natukene rikki läinud juhtkonnaga riik, aga et kui seal toimub juhtkonna vahetus, et küllap me saame siis suhted kiiresti ära normaliseeruda. Meie teame, et see ei ole nii, et üksnes Putini vahetus või korrektsioonid režiimis ei too suures pildis muutust kaasa. Ehk meie ülesanne peaks olema selgitada, et kuni kestab Vene impeerium, seni ei saa Euroopas rahulikult hingata, ehk see narratiiv lääne vaates peab olema just ikkagi Vene imperialismi nõrgestamisele suunatud, mitte sellele, et kiiresti Venemaaga jälle mingit diile tegema hakata. Teine teema, millest Eesti peaks kindlasti rääkima, on see reaalsus, mis meil on nüüd kätte jõudnud, et võib-olla see NATO liitlaste ühtsus 100% enam nii ühtne nagu ei ole, ja ka mõeldes selle peale, et kui tõepoolest ühel hetkel mingisugused läbirääkimised tulevad, siis kuidas piiriäärsetel riikidel oleks ühtne positsioon, ma pean eeskätt silmas Põhjala riike, Balti riike, Poolat ja võib-olla mõnda teist Ida-Euroopa riiki veel. Tegelikkuses ei ole ju kujunenud välja sellist väga tugevat koostööformaati selle regiooni vahel. Et kui me vaatame, siis tihti ikkagi Põhjala riigid peavad aru omavahel,
Balti riigid räägivad siin midagi omavahel, Poola on justkui nagu üksinda suuremate Euroopa riikide ukse vahele koputamas. Kõik me oleme tegelikult sarnases geograafilises punktis ja kõik, ka isegi Poola täna on natukene üksinda liiga väike, et Eesti sõnum võiks, millele jõupingutuse suunata, on kindlasti, et see regioon tugevamalt kokku siduda. Et räägime palun nendest teemadest, mitte sellest, et me peame hakkama kiiresti valmistuma Venemaaga läbirääkimisteks. Ja kolmas asi, mis mind võib-olla kõige rohkem murelikuks teeb, on selline täiesti vale konteksti loomine. Et ma toon ühe näite lihtsalt, et Alar Karis vist mainis seda, et ka Saksamaa pärast teist maailmasõja lõppu naases 10 aastaga nii-öelda tsivilisatsioonirüppe, taasliitus NATOga ja et see kõik toimus pärast seda, kui Saksamaa siis juhtkond sai karistada. Et see on vale kontekst, et küsimus ei ole juhtkonna karistamises. Saksamaa sai tsivilisatsiooni naasta siis, kui Saksa ühiskond tervikuna tegi läbi patukahetsuse, võttis omaks selle, et Saksa ühiskond tervikuna vastutas natsirežiimi kuritegude eest ja kes Saksamaa poliitikat veidi jälgib, siis see on seal läbiv teema siiamaani. Ma arvan, et seda tuleb tuletada meelde Euroopa liidritele, ja rääkida sellest, et Venemaa režiim täna käitub täpselt samamoodi kui natsirežiim enne teist maailmasõda. Mitte rääkida sellest, et väga kiiresti Venemaa peaks kuidagimoodi taasintegreeruma, kui sõda on läbi. Et neid inimesi, kes seda juttu räägivad, on terve Lääne-Euroopa täis. Et need Schröderid ilmuvad igalt poolt kohe välja. Aga tegelikult on ju niimoodi, et see on olnud kindel selline ju muster, kui ma tõin alguses välja siin selle, et ta algas sealt novembrist ju sellest Kasahstani visiidist. Ta on jäänud, iga kuu on olnud mingisugused sellised väljaütlemised, mis on ühiskonnas põhjustanud sellist vastukaja. Nüüd me oleme jõudnud siis sellesse tänasesse päeva, et need jätkuvad ja jätkuvad. Ei saa ju öelda, et ta sellest aru ei saa. Absoluutselt, ma arvan, et ta saab sellest aru. No olen ka nõus nendega, kes ütlevad, et seal on ikkagi sellest mõttes selgus sees, et tuleb rääkida, mitte nagu sa Tõnis väidad, et tuleb ainult nagu nii-öelda nuuti anda vaenlasele. Vaenlasega tuleb ka rääkida teatud puhkudel. No selge on see, et tema väljaütlemine kas või seda selle koha pealt, et Ukraina peab ka mingid mööndusi tegema. No ma ei tea, kus see õigus on. Võib-olla tõesti, et peab, aga ma seda kindlasti ei propageeriks. Aga see on kõik võetud tema nagu nii-öelda väljaütlemistest. Ja võib-olla on ka süüdistatud selles, et miks need nii on, et Välisministeerium, veel kord ikkagi ma lähen selle sama ametkonna juurde tagasi, ei suuda nagu väga pikalt ette mõelda ja seda poliitikat nagu selliseks kujundada, et me olemegi nagu sellises sogases vees, kus keegi täpselt ei saa aru, mis meie seisukohad on. Et ja küll hetkeseisus me oskame nagu midagi öelda, aga tulevikku pikemat vaadet näiteks Välisministeeriumil ei ole. No ma tulen tagasi selle sinu esimese küsimuse juurde, et miks Karis seda teeb, president Karis. Siis ma lasin Tõnisele esimesele vastatas, ma mõtlesin, et äkki tema teab. Pagan, tema ka ei tea. Et ma ka ei tea. Et ma ei saa lõpuni aru, miks ta seda teeb, et president Karis on väga tark inimene, tal on väga pikk kogemus kõrgharidusvaldkonnas, teadusvaldkonnas, riigikontrolörina tegi head tööd, nii edasi, aga välispoliitika on tema jaoks ikkagi vähemalt avaliku kommunikatsiooni mõttes nagu uus valdkond tema muud suurt kogemust võrreldes, et mulle tundub ikkagi, et need sõnastused tema väljaütlemistel, et need peaksid olema sellised, et me ei arutaks, et kas me saame õigesti aru või ei saa õigesti aru või kas saab Tsahkna temast õigesti aru või saab Reinsalu või keegi teine temast õigesti aru. Me peaks nagu selliste asjade üle arutama tegelikult, et seesama Soome visiit, kui ma kuulan Stubbi väljaütlemisi, siis ma väga ühemõtteliselt ma saan siiski aru, mida Stubb mõtleb, millal ta räägib Soomest, millal ta räägib Euroopast, millal ta räägib NATOst. Tal on nagu väga täpsed need sõnastused. Tal on muidugi tohutu välispoliitika kogemus. Ta on töötanud välisministrina, peaministrina, Euroopa volinikuna. Et tal on see välispoliitikaline suhtlus on nagu väga täpselt paigas, et ta oskab ennast väga selgelt väljendada.
nüüd kui ma president Karise üle ütlesin, siis see tõesti jääb ebalevalt siuke õhku asjad. Et minu arust see hakkab pihta sellest, et me oleme Eestis kuidagi, kui me räägime välispoliitikast ja üldse poliitikast järjest rohkem, me oleme kuidagi tunneme ennast juba selle Euroopa Liiduna ja vahepeal jälle Eestina. Ma arvan, et Euroopa Liiduna tunneb ennast rohkem see poliitiline eliit. Ja tihti räägitakse meie. Minul tekib iga kord küsimus, kui räägitakse selle meie, kellest me siis räägime. Kas me räägime siis Euroopa Liidu kodanikena või kellena me räägime ja Karise puhul jääb see jutus jube segaseks, et keda ta parajasti silmas peab, kui ta ütleb, et meie peaksime rääkima. Et kui me võtame nagu tavainimene mõtleb ikkagi väikese Eesti seisukohast, et meie oma miljoniga, venelasi on üle 100 korra rohkem, et iga eestlase kohta võib välja panna üle 100 venelase, et mina olen oma elus Venemaal töötanud ja kokku puutunud ja ka väga kõrgel tasemel kokku puutunud nii äris kui poliitikas inimestega seal. Nende jaoks me oleme ikkagi nagu mingi sipelgas, et kui meie tahaks öelda, et Eesti tahaks saada Venemaaga läbirääkimiste laua taha. Põhimõtteliselt eks Eesti räägib minu teada ka praegu Peipsi kalapüügikvootide räägib. On valdkonnad, kus räägitakse. Aga kui me tahame rääkida ühe laua taga Venemaaga sellest, kas Venemaal on mingit ambitsiooni Euroopat vallutada või naaberriike vallutada või ei ole, seal nemad meid ei kuula. Et see on nagu mõttetu sellist ambitsiooni üldse omada, et nii kaua kui nagu Tõnis siin täpselt kirjeldas, on neil see visioon või see arengutee valitud, et impeerium taastada ja teda laiendada, nii kaua meil ei ole seal ühist huvi, et mida me räägime. Ja siis, et kas Euroopa räägib ja kui Euroopa räägib, siis kes räägib? President Karis peaks need sõnastused väga täpsed hoidma, et mida ta millalgi välja mõtleb, mida ta millalgi silmas peab, et kui ta midagi välja ütleb, et aga praegu jääb see kõik selliseks uduseks. Võrrelge neid Stuubi ja Karise sõnastusi, jääb uduseks, midagi ei ole teha. Ja ma arvan, et see on eelkõige kogemuse puudus selles valdkonnas, aga tundub, et ta enne, ta ei ole kindel, kas ta jätkab presidendina järgmine periood või mitte, või mis ta seal täpselt plaanib. Nende sammudega ta ju annab endale aru, et ta lõikab iga päev ära võimalust saada Riigikogus valituks. Ja kui me räägime siis valimiskogust, mis on laiem ring, kui ta on hoidnud sellist hoiakut, et poliitikutel ütleb, et tooge mulle, näidake mulle ette, hääled, toetus mulle, siis ma kandideerin. See paistab läbi, et ta sellist nii-öelda stiili hoiab läbirääkimistel, et tooge, näidake mulle hääled ette, siis ma tulen kandideerima, et ma nagu pärast räägime võib-olla Kersti Kaljulaidis ka, et ei lähe jooksma ühe juurest teise juurde, et endale hääli küsida. Selgelt ka Karis hoiab hoiakud, et tema ei hakka jooksma läbi poliitikuid ja küsima endale hääli. Ja see mõte ilmselt... Ja siis ongi niimoodi, et siis tal valimiskogus tal ei teki seda olukorda, kus saab keegi näidata, seal on ikkagi nii palju segaseid erinevaid jõude, et seal ei ole võimalik ette lugeda, et näed, siin on sulle ma ei tea, 117 häält või palju seal vaja on, mida iganes, natuke vähem vist, et ei teki sellist numbrit talle ette. Ehk siis ta nagu ilmselt mõtleb, et võib-olla lõpeb nüüd tema ametiaeg ära ja siis on mingid antipaatiad või mingid asjad vaja välja elada, et see on selge, et selle diplomaatide korpusega tal on mingi kana kitkuda ja siis ta mõtleb, et peaks selle nüüd veel ära kitkuma, enne kui aeg läbi saab. Et ma püüan niimoodi seda lahti seletada. Ma olen täpselt suga nõus, et see on tunne nagu, et ütlemata asjad tuleb nüüd kõik ära öelda. Enne kui aeg läbi saab. Ja enne kui aeg läbi saab, et niikuinii, et ma praegu presidendina ei kavatsegi jätkata ja ütlen kõik südamelt ära, eks ta siin keerutab. Siin samas ka Reformierakond on öelnud pärast neid Soome sõnavõtte seal Valdo Randpere isikus, et ei, sellise mehega ei ole me mitte midagi teha, seal paar parteid on ka veel sellega kaasa läinud, et ilmselt ei olegi siis enam mitte midagi teha, et kuigi ta võib ju kellegile jah öelda, aga tundub, et sellega on nagu nii-öelda sõjakirves ikkagi lauale laksatud ja midagi teha ei ole rohkem. Kuigi ma tahaks väga näha ikkagi seda, et nii president Karis kui teised Eesti välispoliitika teemal sõna võtvad inimesed leiaks selle oskuse nüüd endas need kaks teemat nagu ära lahutada, et seda nii-öelda mis iganes ajaloost kogunenud vimma ja ka võib-olla presidendi valimiste eelset mulli, et ärme too neid teemasid
välispoliitikat puudutavastesse avaldustesse, et sellel ei ole ühtegi head tagajärg. Aga võtame ette ikkagi teise presidendi, nagu sa Siim siin juba vaikselt välja käisid ka ja mida me siin ka saate alguses lubasime, Kersti Kaljulaid, olümpiakomitee president, kes ei saanudki päris pikka aega seal selles pukis olla, hääletati siis maha, et lugupeetud Eino Märks, endine EKRE liige ja praegu siis ka pendeldab seal Isamaa ja teatud konservatiivide vahel ringi, et otsis endale siis ühiskondlikku kasulikku tööd ja selle talle leidis. Läks esindama siis kellegi huve, keda me ilmselt võib-olla siin ka paljud teame, et seal rohkem selline Urmas Sõõrumaa leer, kes siis tahtis ikkagi koha kätte näidata. Urmas Sõõrumaa on ise öelnud, et jah, tõepoolest, et mind on seostatud sellega, aga ta seda ise ei kinnita. Aga need kõrvad sealt ikkagi väga palju tagant välja paistavad. Ja Eino Märksist leiti siis tubli Mooramaa mees, kes seda tööd tegema läks ja tegi siis edukalt ära, et said ikkagi hääled kokku ja siis EOK presidendi koha pealt ta maha hääletati. Seda on nüüd siin tervikuna analüüsitud päris pikalt ja on siis välja pakutud erinevaid teooriaid, mis ikkagi valesti läks, et kogu tema selle ametiaeg on korralikult läbi analüüsitud ja need miinused ja plussid seal välja toodud erinevates kontekstides, kus siis väga palju taheti ikkagi tähelepanu pöörata just ka noortele, nende arengule, et nad teeksid rohkem sporti ja kõigega sellega oleks kaasas. Et ta nagu läks nagu sisulise poole peale ja unustas ära, et ta tegelikult mõnes mõttes on selline nagu nii-öelda vapp või esinduskuju, kus sa peaksid nagu särama. Kui rääkida siin Urmas Sõõrumast, siis mina mäletan sellist aega, sellest on 10 aastat tagasi, kui toimusid Rio de Janeiro olümpiamängud ja Urmas Sõõrumaale olid need esimesed olümpiamängud presidendina pärast 2014. aastat, kui Sotšis olid taliolümpiamängud. Ja siis me saime sellel olümpial, kus mul oli au tööd teha kokku ka tollelaegse olümpiakomitee peasekretäri Siim Suklesega. Ja siis ma küsisin, et kus siis president on, et ka ju ikkagi viibis Rios ja võttis üritustest osa, eestlased võistlesid sellel alal ühel teatud spordialal, et võiks ju ikkagi sinimustvalge lipuga olla. Siis ta ütles mulle selgelt, et ja väga kurvalt sellised laused, et raske on seda meest sealt hotellitoast välja saada, tahab seal raamatuid lugeda ja kõike muuga tegeleda, mitte et tuleks Eesti sportlastele kaasa elama. See oli olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa karjääri algus. Nii et siin ei ole mitte midagi valet, see nii juhtus, et aga eks see tema töös oli ka, aga ta sai natuke sellest ikka ka aru, et pärast need võib-olla oma ette olekud, mis ta seal tegi, ma ei tea, kadusid ära ja siis ta oli nagu rohkem ikkagi spordikeskne. See on Urmas Sõõrumaa presidendi karjääris olnud. Nii, et praegu ikkagi Kersti Kaljulaid, et kuidas teile tundub, et ta oli nagu enne seda valimist ikkagi suhteliselt kindel, et seda ei juhtu, aga ikkagi juhtus, et kas siis on tõepoolest siis Eesti spordis nii palju ebamäärasust või kui palju või millega siis ta võis ikkagi eksida? Ma võtsin just enne viidata sellele, et Kersti Kaljulaidil ka uhkusi lubanud sellist isiklikku kampaaniat teha oma, et ära hoida oma umbusaldamist. Täpselt. Võib-olla räägiti kuluaarides kellegiga, aga kas... mõne inimesena rääkinuna, kes seal koha peal, ma ise vaatasin sellest istungist, kuidas seda nimetati, sellest üldkoosolekust ülekannet, ajakirjandus tegi tänuväärset tööd, kandis seda mitmes kanalis üle. Tähtis asi, loomulikult. Ja vaatasid seda ja ka koha peal olijad ütlesid, et oleks ta natukene tööd teinud, et inimestega isiklikult suhelnud, siis ilmselt oleks ära hoidnud selle umbusalduse läbiminemise, ega ta tõesti ikkagi eks talle on seda kõrkust ka varem ette heidetud, ega midagi pole öelda, et ta väga tark inimene, väga selgete seisukohtadega ja seal on see, et kui sa tead, et või oled väga veendunud vähemalt, et sul on õigus, siis ei jaksa teisi kuulata, et see on kindlasti tema nagu nõrk külg olnud läbi aastatega, me teame seda. Aga need sõnavõtud seal niimoodi üldisemalt, minul on nagu kahju, et kuuled nagu olümpiakomitee istungitega, siis mul vahepeal selline tunne, et nagu
selline üldkoosolekute vahepeal on tunne, et selline, see oleks nagu keset jälle mingi kultuurisõda või mingi poliitikute konflikti, nagu selline tunne, nagu poliitikud istuksid saalis ja arutaksid mingi Riigikogu istungil, võib-olla sellepärast mul lähebki alateadlikult kogu aeg segi. Räägin istungist, mitte üldkoosolekust, et väga kuidagi sellised poliitilised teemad, et ma tahaks, et nad räägiksid rohkem nendest nagu võib-olla ei tahetagi seal kõigi ees päris asju välja öelda, et mõni väike alaliit ja 2500 eurost näiteks aastatoetusest. No Erki Noon ometigi tegi väga korraliku rahalise analüüsi, et kus kõik raha on läinud, milleks on läinud, küsiti välja ka teabenõuded, kui palju on pinsak maksma läinud ja kõik muud sellised ju. No kõik need nii-öelda süüdistuskõne või see oli ikkagi väga otsitud argumentidega alates sellest, et kunagine Eesti president Kersti Kaljulaid ei käinud kirikus siis, kui temalt seda oodati, et kuni selleni välja, et naeruväärne sellises kohas selliseid asju rääkida, et ma tahan, et rohkem räägitakse päris spordiprobleemidest. Aga jah, siis see läks kuhugi mujale, keegi elas välja oma kibestumust sellest, et üldse Kaljulaid osutus valituks, eks ole, omal ajal ja nii edasi. Et selles mõttes nagu kurb vaadata, löödi laiali, suveolümpiamängud seisavad ees, et mis need siis järgmised olümpiamängud nii edasi, kõik võistlused, et kus siis nüüd see suur sporditöö seal oli, seda ma nagu ei näinud tegelikult. No heideti, et ikkagi vähe oli sponsorit toodud ringi ja kõike muud sellist. Jah, see ilmsesti oli, kui ma nüüd õigesti aru saan, siis Sõõrumaa viis oma sponsorraha lihtsalt minema, kui ta enam presidendina ei saanud jätkata. Selline, ei tundu väga selline suuremeelne suhtumine asjasse. Aga ometigi on juba välja õigatud seda näiteks, kas või Eerik-Niiles Kross Reformierakondal, et võiks hoopis teha niimoodi, et Kersti Kaljulaid uuesti vabariigi presidendiks tagasi. Tema välispoliitilist ambitsiooni ja tugevust on ju väga palju kiidetud. Tõsi, riigi sees ta ikkagi erakondadega päris paljudega hakkama ei saanud. Oleks see mingisugune äkki selline lahendus? Vaevalt, eks see, millele ka Siim viitas, et ka olümpiakomitee üldkoosolekul kiskus asi poliitiliseks ja kui ta juba poliitiliseks kiskuseks, siis loomulikult poliitikud üritavad seda kultuurisõda jätkata ja ma arvan, et pigem on siin tegemist sellega, et võib-olla Reformierakonna mõned poliitikud tahavad ennast nüüd nende konflikti sulgedega ehtida, mis seal olümpiakomitees vallandus ja mis väljaspoole tõesti paistab kergelt sellise kultuurisõja maiguga olevat. Reformierakond on olnud ju pikka aega selline väga himur kõikvõimalikke kultuurisõdasid käivitama, küll nad pidasid seda EKRE-ga ja nüüd otsivad meeleheitlikult nagu järgmist vastast, et neile kindlasti väga meeldiks, kui nad saaks mis iganes teema ühiskonnas pista kultuurisõja konteksti, aga ma arvan, et presidendivalimised liiguvad edasi teiste kandidaatidega. Mulle ma ei ole kindlasti mingi spordiekspert, aga ma tahaks ka näha, et olümpiakomitee pigem tegeleks selle ootuse täitmisega, et meil on rohkem märkimisväärset tulemusi tippspordis ette näidata, et me tooksime olümpialt ja mujalt rohkem medaleid koju, see on tegelikult see ootus, mis ma arvan avalikkusel on. Minu isiklik ootus on see, ma näen, ja see ei ole kindlasti Eesti nagu midagi nagu erandlikku, et suures spordis on väga palju raha, mujal maailmas on seal oluliselt rohkem tihti ka eraraha, Eestis on see tihti ikkagi väga palju avaliku raha ümberjagamise süsteem olnud ja kus on palju raha, siis ilmuvad sinna sellised, kui me vaatame paljude spordiorganisatsioonide juhte nii välismaal kui kahjuks ka Eestis, siis me näeme seal selliseid mitte eriti sportlikus vormis rahahimuraid vanemaid härrasmehi, kes siis selle meepoti ümber sumisevad ja tahavad kangesti olla selle raha jagamise juures, sellepärast et eks siis jääb endale näppude vahele ka midagi. Ja Kersti Kaljulaid tuli, kui ta olümpiakomitee presidendiks sai, siis see oli kindlasti paljudele ootamatu ja halb üllatus,
et ega sellele establishmentile, kes oli harjunud seal meie poti ümber sumisema, ta kindlasti nende mängu rikkus ta nagu ära. Nii et eks see seltskond ootas võimalust revanši võtta ja teeb täna kindlasti palju kõik endast oleneva, et see endine selline nii-öelda mehed saunalaval jagavad raha õhkkond tagasi tuua. Ja see ei ole hea, ma arvan, et see oleks Eesti spordi arengule selge tagasilöök. Jaa, kindlasti Kersti Kaljulaid soovis seda asja viia reeglipärasemaks, arusaadavamaks, läbipaistvamaks, selles mõttes olid kindlasti temal nagu head mõtted, aga veel selle Krossi pakkumise osas, et Kersti Kaljulaid võiks presidendikandidaat olla, või tahaks president olla, eks see on ju jälle hea võimalus Reformierakonnal lüüa seda presidendi mängu segasemaks ja tuua teisi kandidaate Karise kõrval, ehk millest me siin varem oleme rääkinud, et ei oleks olukorda, kus kas sa oled Karise poolt või vastu, vaid et millist presidendikandidaati sa toetad ja see oli jälle üks hea võimalus Reformierakonnal juures. Nii et jah, et ta võib-olla andis isegi teadlikult alla, sellepärast et tal on ju tegelikult ütleme tagatoas sellised mehed võtta nagu Taavi Linnamäe ja Tiit Riisalu, kes teda ka ütleme olümpiakomitee presidendiks ju aitasid ja tema meeskonnas ju kogu aeg olnud ja teinud seda tööd, aga neid nagu nii-öelda absoluutselt seal sellel koos olemisel ei olnud ikkagi näha, vähemasti ei olnud nagu nii-öelda pildis kuskil haaratud, et nad oleks Uhkus ei lubanud kampaaniat tegema minna, et tegelikult ta ikkagi oli selgelt pettunud, et ta ei saanud jätkata neid reforme, mida ta seal teostamas oli. Aga räägime natuke nüüd teisel teemal ja räägime majandusest ja just tegelikult ju majandus on siin meile kõige alus ja just nendel hetkedel, kui me seda salvestust teeme, on meieni jõudnud ka sellised värskemad teadmised sellest, kuidas meie majanduses läheb ja kui vaadata siis jaekaubanduse poolt, siis seal on nagu kasv olemas, väga palju toodi välja just selles kontekstis ka mootorikütuste kasvutõusu, müügitõusu, mis võib-olla just nende kallite kütuste hindade juures on natukene imelik, aga siin on ka oma põhjused, aga eks see ka tarbijahinnaindeks on siin taas ikkagi teinud väikesei samme ülesse poole. Tõnis, sa oled natukene nendele numbritele seal otsa vaadanud, et mida me sealt näeme, mis olukorras me praegu oleme, kui kindlalt me sellel kasvukursil siis läheme ühtepidi. Meenutuseks võib olla, et eelmise aasta majanduskasv oli Eestis 0,6%, ehk siis väga, väga ahtake ja kui me vaatame nagu pikka trendi, siis meie sisemajanduse kogutoodang on suurusjärgu mõttes samal tasemel aastaga 2019, et see kasv on olnud sealt edasi olnud väga minimaalne. Me oleme siis sisuliselt 6 aastat paigal tammunud, on olnud selline stagnatsiooniperiood ja oli ju väga suur ootus, et nüüd 2026. aastal majandus pöördub tagasi kasvutsüklisse ja loodeti seda positiivset mõju ka siin sellest nii-öelda Reformierakonna maksuküüru kaotamisest. Nüüd on nagu esimesed numbrid käes, viimaste päevade uudised on toonud teate, et nagu numbriliselt on jaekaubanduse müügimaht kasvanud, aga kui me vaatame selle pealkirja alla, siis me näeme, et kasvanud on mootorikütuste müügimaht 15%. See on tulnud eeskätt sellest, et Läti tõstis mootorikütuse aktsiisi ja Lätist on käidud Eestis aktiivselt tankimas. Toidukaupade müügimahud on langenud ja ka tervikuna sisetarbimine ei näita väga olulisi paranemise märke, pigem vaatamata sellele, et see maksuküürust vabanenud raha on justkui peaks olema jõudnud inimeste rahakotti ja sealt nagu tarbimisse, siis mingit märgatavat nihe ei ole siiamaani näha olnud. Esimese kvartali majanduskasv siin nagu esialgsetel andmetel, mida võidakse veel korrigeerida, siin räägitakse praegu numbrist 1,3%, aga analüütikud on ka seda selgitanud, et tõenäoliselt see tuleneb kvartali esimesest poolest ja tänane nagu globaalne majanduspilt, kütusehindade nagu tõus, mis jõuab
jõuab tegelikult sektori üleselt ka Eesti majandusse, avaldab ilmselt suuremat mõju juba teises kvartalis, ehk pigem realiseeruvad sellel aastal mitte optimistlikud, vaid sellised riskistsenaariumid ja majanduskasv jääb väga minimaalseks, ehk sellist nii-öelda taastumist sel aastal pigem oodata ei ole mõtet. Ehk pilt on jätkuvalt nagu murelik ja mulle nagu paistab silma, et kõigele vaatamata, kuigi ka valimised on ukse ees, siis tänane nagu valitsus peaministri erakonnaga eesotsas, et nad ei võta seda teemat nagu jätkuvalt üldse tõsiselt, et käib selline, kunagi oli nali, et Eesti müügimees ootab agressiivselt klientide kõnesid. Et mulle tundub, et Eesti riiki praegu on juhtimas Reformierakonna sellised agressiivsed ootajad, kes ootavad, et äkki nüüd tegelikult nii-öelda ümbruskonna survel hakkab meil minema ka paremini, aga vot ei hakka, et tegelikult see reaalsus ongi juba tükk aega tagasi muutunud. Meil on 3 suurt makrotrendi, 3 suurt tsunamit, millest on ka Lavly Perling ju rääkinud oma kõnedes. Esiteks maailmakorra muutumine, teiseks kahanev rahvastik ja kolmandaks tehisintellekti tulek. Need kõik 3 teemat vajavad hästi kiiret kohanemist ja me selle kohanemisega tegeleme väga aeglaselt või tegeleme hoopis nii-öelda vastassuunalise poliitikaga, milleks on olnud kõik need maksutõusud ja ettevõtjatelt ja tarbijatelt sellise pideva rapsimisega, pideva keskkonna muutmisega, igasuguse kindlustunde muutmisega või kindlustunde võtmisega, et selleks, et me saaksime hakata nende nii-öelda tsunamidega tegelema, oleks vaja nagu kõik muu, igal pool mujal tuua rahu maa peale, anda tagasi ettevõtlusrahu ettevõtlusega tegelemiseks, muuta maksutrendi, et kui me ei suuda korraga nagu kiirelt makse alandada, lepime siis kokku kas või näiteks graafiku järgmiseks 4-5 aastaks, et nii nagu eelmisel 3 aastal iga kvartal tõusid mingid maksud, et pöörame selle trendi nüüd vastupidi, et järgmisel 3-4 aastal iga kvartal meil mingisugune maks või aktsiis nagu langeb. Et siis me anname inimestele, anname ettevõtetele positiivse perspektiivi, anname selle nagu kindluse, et tasub tegelikult taas hakata investeeringuid tegema, tasub taas hakata kulutama kas või enda kodu renoveerimisele mingisuguseid oste nagu tegema, sest elu hakkab lihtsamaks minema. Täna seda sõnumit ei ole, see sõnumi andmine on äärmiselt nagu vajalik, et seejärel saaks hakata tegelema nende nii-öelda päris küsimustega ehk selle 3 tsunamiga. Rääkida majanduskasvust, seal esiteks need nii marginaalsed numbrid jälle, neid pidevalt korrigeeritakse alla. Ma püüdsin meenutada, et millal me viimati kuulsime uudist, et mõnda majandusprognoosi korrigeeriti ülespoole. Ma ei suutnud meenutada, et kogu aeg nagu hinnangud on optimistlikumad ja siis kogu aeg tõmmatakse maha, eks ole. Aga jaemüük on tore asi, aga vaat ega me nagu jõukaks sellega ei saa, et ma ei tea, Tõnis müüb midagi Allanile ja siis Allan müüb midagi Tõnisele ja siis või Siimule ja siis kui Siimul õnnestus müüb jälle midagi Tõnisele. Lõpuks panen Facebooki üles ja annan tasuta ära marketplace'i. See ei ole nagu see päris majanduskasv, et päris majanduskasvu peab ikka AI-d ja kõik muud või mitte, aga päris majanduskasvu me näeme siis kui on kohalikud investeeringud, aga tulevad välisinvesteeringud tagasi Eestisse, et praegu pigem me näeme uudiseid, kuidas väliskapital üritab Eestist minema tõmmata. Üks uudis teise järel. Ja kui see trend ei muutu, siis ärge meie väikese ja avatud majanduse puhul, ainult on see ikkagi see eksport on see, kust meil see jõukus tuleb ikka väljaspoolt juurde, et kui me siin kolmekesi laua taga istume, üksteisele edasi-tagasi müüme asju, siis sellest me nagu rikkamaks kokkuvõttes ei saa, et ikka kui me suudame sinna väljapoole kellelegi midagi maha müüa, midagi toota ja selle sinna maha müüa, ja selle eeldus on täpselt see, mida Tõnis kirjeldas, eks ole, et see majanduskeskkond, eks ole, julgeoleku poliitiline olukord on pigem halvenemas, on ju, eks ole, see kuvand Eestist kui turvalisest kohast, see on pigem purunemas, et sellises olukorras peab olema see majanduskeskkond hästi selge, arusaadav, lihtne, hästi soodus investorile ja kui seda ei ole, siis ei olegi.
ma võin palusid teha, et üsna pea meie poliitikud hakkavad kasutama sellist umbes lähenemist asjadele, et nüüd 1. maist Araabia Ühendemiraadid astuvad OPEC-ist välja, sellega seoses tuleb turule hästi palju naftat, mis ei ole nagu kontrollitud, ehk OPEC seda ei kontrolli, tuleb juurde, sellega lähevad naftahinnad alla, sellega läheb meil ka elu paremaks ja loodame, et Hormuzi väin taas ikkagi avatakse, sest et see on ainus põhjus, et seda naftat rohkem peale tuleks ja lähebki kõik paremaks. Ja jälle agressiivselt ootame, et äkki kuskilt tuleb see mingisugune võlumits, mis tõmbab meil nagu majanduse käima, et ise ei julge nii-öelda astuda proaktiivseid samme selleks, et enda ettevõtluskeskkonda investeerimissõbralikumaks teha. Hormuzi väina sündmused ikka Eestit majanduskasvule ei vii. Alla võivad küll viia, sellega ma olen nõus, aga ikka ise peame siin midagi muutma. Ennast peame muutma, kui tahame, et Eestis majanduskasv tuleks tagasi. Võtame kas või näite, ütleme, millega viimased 10 aastat on Reformierakonna juhtimisel tegeletud kogu selle nii-öelda rohepööramisega, on üritatud justkui nagu ideoloogiliselt ehitada seda narratiivi, et kui me siin ise pöörame ennast hästi kiiresti roheliseks, siis me muudame ka nagu globaalset ökoloogilist pilti, et andke andeks, see ei ole tõsiselt võetav, et selles Eesti on 2 aastat järjest vist ju valitud nüüd maailma kõige keskkonnasõbralikumaks riigiks, et meil on palju seda, mida nagu hoida. Meil pole vaja siin väga palju nagu pöörata, me peame nagu kliimamuutustega nagu kohanema, küll selle hinnaga tegelikult hakati vaenama siin nii-öelda põlevkivitööstust, keerati kinni autoteede ehitamine, remont, ütleme, kuna see pidi paha olema. Ehk tegeleti asjadega, millega, kus me peaksime kohanema, mida me väga palju nagu muuta ei saa. Võtame nüüd selle sama nii-öelda tehisintellektile ülemineku. Et siin toimub väga palju, väga kiireid muutusi maailmas. Eesti tegeleb sellega vähe ja mul on meil on nõukoda olemas, aga ma mingisugused väga reaalsed tegusid ei näe, et tegusid tehakse selles valdkonnas täna nii-öelda nagu kuude ja kvartalite kiirusega, mitte aastate kiirusega. Ja siin on Eestil küll võimalik iseenda keskkonda kujundada, kuidas me selles järgmises tehnoloogilises revolutsioonis saaksime olla võitjad, mitte sabas sörkijad. Teate, varsti tuleb mingi järgmine nõukoda mingil järgmisel teemal, aga mina tahaks tulla tagasi selle valitsuse, selle esimese selle nõukoja või mis iganes ta nimi oli, see, mis meil bürokraatiat vähendas. Et kuidas sellega läheb? Palju siis neid bürokraatlikke tõkkeid on maha võetud? Ma ei näe, ma ei kuule, sellest ei kuule enam midagi, et väga lihtne on, see ongi üks poliitikute üks selline tööriist, et kui sa mingis valdkonnas, kui sa kuulutad välja mingid suured muutused, seal edusamme ei saavuta, siis sa niimoodi juhid tähelepanu järgmisele valdkonnale ja vasti tuleb juhtida jälle järgmisele valdkonnale, aga ma tahaks ikka kogu aeg tagasi tulla, et kus on see bürokraatia vähendamine reaalsuses, kus me näeme seda igapäevaelus, hakkame sellest pihta, lihtne arusaadav asi. Aga vähemasti mulle isiklikult tundub, kui põrgata nüüd edasi järgmise teema juurde, et lõhe Eestis õiguskaitseorganite ja poliitilise kogukonna vahel järjest ikkagi suureneb ja millele ma toetun selle väite puhul on see, et siin advokaatide tubli tööna on välja ilmunud seda, et kuidas meid on pealt kuulatud, kui palju see ja suures mahus seda on tehtud, millistel alustel, millal neid avaldatakse, kui palju avaldatakse ja teine pool on see selline samamoodi nii-öelda prokuratuuri tegevus, mida on hakatud siin nüüd analüüsima ka läbi pikkade protsesside, eriti läbi suurte juhtumite, läbi Keskerakonna juhtumite, läbi Kalle Laaneti ja Reformierakonna juhtumi, et siin on veel päris palju selliseid näiteid võimalik välja tuua, kus kõik nagu taandub sellele, et need uurimised ja avalikuks tulekud teatud asjadel on ajastatud just täpselt sellistele õigetele kohtadele, kus see kõige valusam on, sellepärast on kukkunud valitsused, on olnud muid selliseid erinevaid probleeme ja muutunud igasugune selline poliitiline kord ka riigi sees, et tundub, et ja siit on kohe nagu võetud üles teema, et see kõik on nagu ikkagi väikene selline õõrumine, kuigi prokuratuur seda eitab, aga nüüd viimane karikas oli sinna viimane 5 karikas oli kindlasti Tõnis Möldri saadiku puutumatuse võtmisest keeldumine Riigikogu poolt, mis on ka täiesti selline ainulaadne asi ja just siis toodi need päevavalgele. Kas meil on tekkinud siis selline tugev lõhe
vahe õiguskaitseorganite ja ütleme poliitilise eliidi vahel. Siin on tegelikult ju kogu aeg ikkagi poliitikud olnud ju orbiidis ja unustasin veel ütlemata selle sama Isamaa kaasuse ka veel, mis siin rahastamisega on ja mis ju veel pole kuhugi välja jõudnud. Ärme unusta ära siis ka Kalle Laaneti kaasust. Jah, täpselt seda täpselt, see oli ka selline, kogu aeg tehti, kogu aeg oli nii ja järsku ühel hetkel, siis kui oli vaja prokuratuuri hakata reformima, see oli siis tolleaegse justiitsministri Kalle Laaneti eesmärk ja siis järsku hakkasid asjad välja tulema. Ma selle viimase asja kohta küll ma lugesin ka nagu Reformierakonna endise justiitsministri Madis Timpsoni avaldust, millest võis umbes aru saada nii, et kõik ju Reformierakonnas teadsid, et Madis Timpson sooritab, et Kalle Laanet rikub korruptsioonivastast seadust ja miks seda hakati uurima siis, kui Laanet hakkas prokuratuuriga tegelema, et kulla inimesed, et mis juttu me peame kuulama endise justiitsministri suust, et te ütlete avalikult välja, et te teadsite, et teie kõrge poliitik ja minister rikub korruptsioonivastast seadust, et kas see ongi siis nagu nüüd see mõtteviis, et natukene, las ta seal natuke rikub, et ega see suurt paha ei tee, et tegeleme suuremate küsimustega. Kas see on täpselt see mõtteviis, mida, ja kui see on see mõtteviis, siis see tuleb mulle kahtlaselt tuttav ette, et Reformierakonnasse suust ma olen seda eravestlustes kuulnud tegelikult juba 15-20 aastat tagasi. Ja, et selgelt seal on selline meeleolu praegu, et nad ei ole ikka rahul õiguskaitseasutuste tööga, aga ausalt, minust tekitab tülgastust see, et siis kui küsid, millega sa rahul ei ole, siis hakatakse rääkima iseendast ja oma kolleegidest. Räägitakse, need on toredad inimesed, Kalle Laanetiga on tore suhelda ja Tõnis Möldriga, meeldivad inimesed tõesti, et on šokeeriv küll, kui näed, et siuke sinu kolleeg on siin. Aga Riigikogu ei ole mitte selleks, et mõelda, et kas äkki minul on ka kuskil mingi kuluhüvitis valesti kuskil kasutatud. Mitte endade peale ei pea te seal Riigikogus mõtlema. Te peate mõtlema nagu Eesti selle õigusruumi peale tervikuna. Et siis kui mitte Riigikogu liiget kimbutatakse nende arust ebaõiglaselt, et siis nagu las olla, aga kui ühte meist puudutakse, siis me tõuseme üles kuni selleni välja, et me loome olukorra, kus kõiki teisi Eesti kodanikke võib sarnaselt Tõnis Mölderi juhtumile karistada, ma ei tea, kohtusse viia, uurida, aga ühte meie seast enam ei puudu. Aga ülejäänud miljoniga tehke, mis tahate. Et tegelikult nad vaatavad asja nii väiklaselt ja nii valesti otsast, et tegelikult tuleb hakata vaatama seda süsteemi tervikuna. Et kui te näete, et selles süsteemis on midagi valesti, kes teeb Eestis seadusi? Kas prokuratuur teeb seadusi? Kriminaalpolitsei, Kaapo teeb seadusi? Või? Nemad ise istuvad ja teevad seal seadusi. Ma ei näe mingid muudatusettepanekud, et okei, mingid on, aga need on ka pigem puudutavad, et kuidas nüüd saaks selle Mölderi või Laaneti kuidagi sealt kohtu alt välja tuua, eks ole. Need on seda laadi ettepanekud. Aga räägi nagu siis tervikpilt, muudame siis ära, et me oleme nõus, parempoolsed ka nõus, et tuleks vähem pealt kuulata. Kriteeriumid peavad selged olema. Pangaarvetes ei tohiks sobrada ilma kohtu loata. Nii edasi. Aga sealt me nagu reaalseid samme ei näe. Reaalseid samme näeme see, et toome ühe omadest tule alt välja ja võib-olla mõne teise ka ja teeks kuidagi nii, et meid ei puudutaks. Räägime sellest, mis õigusruumis Eesti rahvas tervikuna elab ja teeme selle jaoks midagi ära. Ja siis hakkame seal omasid seal välja tirima. Aga näha on, et jah, meil paraku on käimas teatud kampaania, ilmselt on ühel ajale kokku sattunud väga palju erinevaid juhtumeid, kes tahab või erinevaid soove, kes tahab ja selle tõttu ongi nagu algatatud ilmselt mitte ühest allikast, aga on palju neid allikaid, kes meedias täna kultiveerivad see on väga kahjulik, kultiveerivad seda suhtumist, et Eesti õiguskaitseorganid, prokuratuur on erapoolikud. See on ju tegelikult see, mida meile üritatakse läbi nende meedialugude märku anda. Et küsimus ei ole ju mitte ainult selles, et kas kuulatakse pealt liiga palju või liiga vähe, vaid ridade vahelt me loeme kogu aeg välja, et õiguskaitseorganite ehk kellegi pealtkuulamine, kellegi osas uurimise algatamine võib olla poliitiliselt motiveeritud ja kallutatud.
ja selle eesmärk on ei midagi muud kui õgvendada õigusriigi, õiguskaitseorganite usaldusväärsust ja mainet, viia seda avalikkuse silmis nagu alla, mis iganes on siis need põhjused, kas keegi tahab selle kaudu mõjutada nii-öelda enda kaasuse nagu menetlemist uurimiste käigus või juba kohtusaalis, kas keegi tahab selle kaudu luua nagu pinnast sellele, et muuta korruptsioonikuritegudega tegelemine nii-öelda keerulisemaks, et filter enam ei oleks nii tihe, läheks rohkem asju sealt nagu filtrist läbi, tõenäoliselt need motiivid on nagu erinevatel seltskondadel nagu erinevad. Aga väga kahetsusväärne on jah, et selle kõige kõrval nii-öelda tegelikult lõhutakse õigusriigi mainet. See kommunikatsioon on tihti väga osav, eks ole, et no näiteks see Tõnis Mölderi juhtum, eks ole, et kuidas poliitikud räägivad järjest sellest, et mingi 500-600 eurot oli tal see mingi kuluhüvitiste vale kasutus väidetavalt. Aga vaikitakse maha seal kõrval, et Tõnis Mölder küsis ju sisuliselt altkäemaksu väidetavalt, ütleme siis väidetavalt juurde, kuna kohtuotsust ei ole, selle eest, et ta nii-öelda katuseraha, Riigikogu katuseraha pakkus ühele organisatsioonile ja küsis sealt osa raha endale tagasi. See on süüdistus. Aga tähelepanu juhitakse selle väiksema osa peale, eks. Sama võime öelda ka poliitikas tegevanud Kajar Lemberi juhtumi kohal, kõik räägivad sellest juukselõikusest, aga tegelikult see süüdistus, millega ta kohtu all, millest kõik asi alguse sai, oli soodustuskelmus, ehk siis toetusrahade kasutamisel selle oma osaluse teadlik nagu vähendamine, eks ole, nagu reeglite vastu eksimine. Juukselõikus oli seal kõige väiksem osa, mis lõpuks nagu mida seal kuidagi tõendamist leidis. Sama see praegu küll kahtlustuse tasemel oleva Isamaa erakonna see juhtum, eks ole, räägitakse sellest ühest osast, sellest juhtumist, aga mitte sellest osast, kuidas on seal näiteks Tõnis Paltsu firma kaudu või tema enda kaudu mingid rahad käinud, mis on suuremad, et juhitakse tähelepanu sellele ebaolulisema väiksemale detailile, et siin mulle etteheide ajakirjandusele ka, kes tihtipeale võtabki kinni ja jätabki mulje justkui Tõnis Mölderi kogu lugu oleks sellest kuluhüvitisest. Ei, seal kõrval on palju suurem see eksimine, millest teda kahtlustatakse, eks ole, või rikkumine, seadusrikkumine. Et ärge laske ennast nagu ära hullutada nende väikeste trikkidega, millega teie tähelepanu kõrvale juhitakse, et alati küsitakse, kas see oli kogu juhtum? See ei olnud kogu juhtum. Aga jah, tehke need seadused siis selgemaks, te ise istute seal. No täpselt oligi ju alles eelmises saates me lahkasime ühte sellist seadust, mis ju ka Riigikogus oli menetlemisel. Siia juurde võin tuua väga värske näite Räpina vallast, kus ka ju Keskkriminaalpolitsei alustas menetlust ja kus oli lihtsalt ka selline juhtum, kus siis ühele volikogu liikmele ja tema ettevõttele pakuti 37 000 lepingu alusel hooldustöödeks, aga sinnamaani ei jõutudki. Aga selle alusel juba võim ju tegelikult juba murenes ja teised said pukki ja seda ma täpselt ei tea, kas see leping lõpuks alla kirjutati. Ilmselt peab ikkagi mingi tõend seal ka väga tugev olema, aga selle pealt ju keegi reaalselt veel seda nii-öelda mammonut kuskilt poolt ju ei saanud. Aga olukord on täna selline ja midagi teha ei ole, ja selles suunas me liigume ja ilmselt neid vastuolusid siin hakatakse väga teravalt veel lahti kiskuma. Aga räägime sellest, et kes ja kuidas tegelikult valimistele vastu läheb, sellepärast, et see stardipukk on ju ka juba praktiliselt avatud ja siin enam kurve võtma ei hakata, pigem pannakse tempot juurde. Viimased uuringud räägivad sellest, et peaministri kandidaadina tahetakse näha üha enam Mihhail Kõlvartit, Keskerakonna esimeest. Väga palju on räägitud ka sellest, et EKRE on seal erakonnana langemas, Urmas Reinsalu seal peaministri kandidaadi teisel kohal, teised seal ikkagi enam-vähem seal omas sellises segmendis, mis on juba mitmete kuude vältel olnud, pendeldavad. Et miks see Kõlvarti tõus siis ikkagi praegu nii tugev on? Ta ei ole ju mitte millegi erilisega siin kuskil praegu välja ju astunud. Mis seal põhjuseks võib olla? Eks see suur rahulolematus praegu see valitsusliiduga viib selleni, et inimesed otsivad alternatiivi ja mõnele sobib siis Isamaa erakond praegusel hetkel, mõnele sobib Keskerakonnal, mõnele siis keegi muu.
ja noh, Keskerakonna, eks ole, valijaskonnas on see tuumik on olnud selgelt venekeelne valija ja see on järjest rohkem konsolideerunud Keskerakonna taha, mis on tegelikult minu arust väga muret tekitav. Noh, see näitab siis see, kui üks rahvusrühm Eestis üsna monoliitselt hääletab ühte erakonda. Need seal hulgas on ju parempoolsema mõtteviisiga inimesi, vasakpoolsema mõtteviisiga inimesi, erinevaid inimesi lõppude lõpus, kui nad kõik hääletavad nagu ühte erakonda, mitte kõik muidugi, aga suur osa, nii masendavalt suur osa, siis see ju näitab, et nad hääletavad rahvuspõhiselt. Mitte nagu maailmavaate järgi. See näitab, et kogu see meie ilusad raportid lõimumisest, need võib, ma ei taha öelda, et puruks rebida, eks sealt on palju olulist lugeda, aga see optimistlik vaim tuleb sealt välja rookida. Et sisuliselt on, mis on positiivselt toimunud, on toimunud assimilatsioon ehk eestistumine, et need vene juurtega inimesed, kes täna ütlevad, et nad on eestlased küsitlusele vastates, nemad hääletavad juba nii, nagu on poliitiline maastik, mõni hääletab liberaalsemate väärtuste eest, mõni konservatiivsemate väärtuste eest, aga need, kes on jäänud, siis nagu peavad ennast selleks nagu venelasteks selle rahvuse mõttes, nad hääletavad väga paljus ühtselt. Neil pole alternatiivi. Aga miks neil ei ole alternatiivi, et nad ikkagi tunnevad, et nad peavad, nad ei tunne ennast rahvuse esindajatena riigis kindlalt, et nad arvavad, et nüüd see erakond kaitseb kuidagi nende spetsiifilist vene huvi, eks ole. See on väga suur probleem. Aga muidugi Keskerakonna viimase aja kasv tuleb ikkagi eelkõige eestikeelsetelt valijatelt ja siin on suure äratöö teinud erakond Isamaa ja Urmas Reinsalu, kes on nad nii-öelda puhtaks pestnud kõikidest nendest kuritegudest, vanasti öeldi, et nad on retsidivistid, sest nad on korduvad kurjategijad. Sellest on see erakond, Isamaa pesi nende maine puhtaks, tõstis nad tagasi poodiumile, ütles nad on kõik toredad ja nunnud ja see avas selle võimaluse taas nagu Eesti inimestel Keskerakonda nagu toetama asuda, eks ole, ta kuidagi legaliseeriti ära uuesti ühiskonnas. Ja ma arvan, et Isamaa erakond jõuab seda veel kahetseda, et nad nii on teinud, nii talitanud, et neile tundus see väga mugav. Nad on üsna veendunud, ma olen ka rääkinud nendega, nad on üsna veendunud mingil põhjusel, et nende valijaskonnad ei kattu. Aga ma arvan, et üha enam hakkavad kattuma, mida rohkem. Ja selgelt Mihhail Kõlvart on teinud väga tarkasid käikusid selles, et näiteks Tallinna linnavõimu loomisel abilinnapead pandi Eesti rahvusest inimesed pandi sinna kohtadele välja arvatud üks, et igal pool, et Kõlvart on demonstreerinud oma sellist Eesti meelsust võimalikult palju, kuigi ma arvan, et seal paljud asjad ei ole lõpuni siirad, arvestades tema varasemat tausta. Aga ta on seda nagu targalt teinud ja ma arvan, et Keskerakonna toetus võib veel väga ilusasti eestikeelsete inimeste seas nagu edasi kasvada ja hakata sööma seda sama Isamaa enda valijat, keda nüüd Isamaa on endale saanud, see võib minna osa sellest Keskerakonna juurde. Jah, olen nõus, et eks lisaks sellele Keskerakonna puhtaks pesemisele, et on ka Keskerakond tänu koalitsioonile Tallinnas Isamaaga saanud endale tagasi võitjamaine, et Keskerakond oli ju pikka aega langustrendis, ütleme, et tal oli natuke selline nii-öelda luuseri maine, mis käis kaasas kõik erakonna lõhenemisega, paljude inimeste nagu lahkumisega, võimukaotusega, nüüd on see põhi on nagu läbi käidud ja see on taastanud nii-öelda paljude inimeste silmes sellise arvamuse, et Keskerakond ei ole mitte ainult parketikõbulik, vaid on ka edukas erakond ja eks ma arvan, et see on see põhiline teine argument, miks Keskerakond eestlaste seas täna toetust kasvatab ja ma olen samuti nõus, et me ilmselt, kui samasugused trendid jätkuvad, siis valimiste ajaks Keskerakond võib võtta liidripositsiooni Isamaalt ära.
Valimised on ukse ees ja kindlasti üks mees on suurepäraselt sellest teadlik ja mees, kellest alustasime, Varro Vooglaid on sellest teadlik ja tema sellised soovid ja ettepanekud siis Riigikogule on siis sellised, mida ta on ka oma siis menetlusettepanekutena välja öelnud, on see, et tema tahab relvaga, isikliku relvaga pääseda Riigikokku, et tal on ikkagi nii ohtlik töö, ta saab pidevalt ähvardusi ja kõike seda, et seda on talle vaja. No ma ei tea, palju need inimesed siis, kes teda ähvardama tulevad, saavad Riigikokku. Kui ta seal nüüd kõmmutama kukuks, ma ei tea, mis sellest nüüd välja tuleks. Võib-olla jah, tõepoolest ta kardab seda, et ta tuleb ilusti relvaga välja ja ukse taga keegi teda ootab, et siis ta saab seal hakata lossiplatsi ees kohe äkki seal võib-olla neid inimesi, kes teda tülitama tuleva eemale kõmmutama või laskma õhku hoiatuslaske. No see tundub ka selline, et et kui ma enne tähelepanu ei saanud, siis nüüd praegu ikka peaksin saama. Saigi, vähemasti meie räägime temast. Mõnevõrra teda ka ikkagi tundes ja temaga kokku puutunud. Inimesed, ma arvan, tema ei tee neid asju tähelepanu pärast. Ma ei tea, ma arvan küll tähelepanu. Tal on väga tugevad isiklikud veendumused ja need on kreisid. Midagi, ma ei oska muud öelda. Mina arvan kogu aeg, et see on ikkagi tähelepanu vajadus. Ei, ta siiralt usub, mida ta räägib minu arust küll, et ta on selles mõttes nagu väga ehe, aga ta elab mingis oma maailmas selgelt kuskil mujal ja tema kaitseks tuleb öelda, et sõnavõtte jälgides ta ilmselt ei arva, et teda ootab ees lähitulevikus Riigikogus tule avamine, et vist selliseid plaane ei ole ikkagi, et pigem on tal mure see, et tal on tunne, et tänaval tahab keegi talle kallale tungida ja siis ta saab siis plaanib siis enesekaitseks tuld avada, aga siis kui ta jõuab Riigikokku, saad aru, tal on nii ohtlik elu kogu aeg, et kodust tuleb välja, asub Riigikogu poole teele, siis kogu aeg on hädaohud ümberringi, on ju. Ja siis, kui ta jõuab selle relvaga Riigikokku, kus ta võiks selle kuhugi panna, tal ei ole kohta, kus Riigikogus seda relvakappi sinna koridori. No vot, ei ole relvakappi, et nii kaua, kui tal ei ole relva kuhugi panna, siis tal on see mure, et aga Riigikogu ei ole minu arust ka valmis tema jaoks seda relvakappi sinna looma, aga kui Eesti ühiskonnas on siiski mitte nüüd nii olulisel poliitikul, ta on kindlasti ühiskondliku arvamuse mõttes oluline, aga ta ei ole ju võimul ega midagi, et kui temal on kogu aeg tunne, et keegi tahab talle kallale tungida, siis tuleb ikkagi politseiga poole pöörduda. Ei usalda. No vot, see on see probleem, et aga siis tuleb seadused teha sellised, et sa usaldad politseid. Enamus Eesti inimesi usaldab politseid endiselt väga kõrgelt, juhin tähelepanu, vaatamata sellele, et Varro Vooglaid ja teised Riigikogu liikmed, paljud neist ei usalda Eesti politseid. Et küsitluste järgi Eesti politsei on palju suurema usalduse protsendiga kui Riigikogu, nii et see on järelemõtlemise koht Riigikogul, et võiks küll mõelda, et kes keda nüüd võiks siin antud olukorras siis usaldada või vastupidi, et ega Varro Vooglaidil on mõtteid palju ju, abielu, mida lahutada ei saaks enam ja ta elab siis kuskil mingis oma maailmas ja kahjuks on see maailm kõigele lisaks veel ka väga paljus venemeelne, et Kremli-meelne just nimelt. Sul relva ei ole või? Ei ole jah, et sa pole mõelnud selle peale. Ma olen ka saanud staažikas Riigikogu liige, et kogu äkki peaks ikka olema. Eks ma olen ka saanud igasugu huvitavaid kirju Messengeris vahel, aga kehitan õlgu ja kustutan ära ja lähen eluga edasi, aga kui inimene tõsiselt tunneb, et reaalne oht teda ähvardab, siis ikkagi politseiga tuleks asju ajada, et ma päris ei kujuta ette, kuidas ta siis tänava peal seal tule avab juhul, kui tema arust mõni kodanik tema suhtes liiga agressiivselt käitub. No see on selge, et sellised menetlused ju kuhugi ei jõua. Sa raiskad lihtsalt võib-olla esindusorgani Riigikogu aega ja kulutad seal võib-olla teiste jaoks ka selliselt mõttetult võib-olla nende arutelud peale. Et Varro Vooglaid ilmselt võitlebki nende oma tõekspidamiste eest, et ega ju maailmas ma arvan, et neid, kui me vaatame näiteks Talibani suunas, siis ma arvan, et seal kõik need mõtted, mõned mõtted, mis Varro Vooglaidil on, leiaksid kindlasti nagu väga head valesse ühiskonda sattunud just ja ega ta ei ole ka minu meelest varjanud seda, et ta mitte ainult ei usalda politseid, vaid minu meelest tal on üldse usalduse puudus Eesti riigi vastu nagu tervikuna paistab tema ütlemistest välja, aga mis nagu
noh, et eks see on selge, et ühiskonnas ongi äärmusi ja ekstreemsete vaadetega inimesi alati olemas, mis nagu murelikuks teeb, ei ole mitte Varro Vooglaiu olemasolu, vaid see, et eelmistel valimistel vähemasti oli tuhandeid inimesi, kes isiklikult Varro Vooglaiule hääle andsid ja ilmselt ta kandideerib ka järgmistel Riigikogu valimistel ja saame siis näha, palju sellistel vaadetel jätkuvalt nagu ühiskonnas nagu kandepinda on. Ja kui seda kandepinda on nii palju, et taoliste veendumustega inimesed saavad istekoha Eesti parlamendis, noh siis see paraku on muret tekitav, jah. No Varro Vooglaid on väga hea oraator ja väga veenev esineja, aga kui sa enne rääkisid siin toetusprotsentidest, siis EKRE toetus viimasel ajal selgelt väheneb, nii et see on võib-olla üks märk, et nad on valel teel. Ja kusjuures EKRE toob ka sellel nädalavahetusel, kui on 1. maikuu nädalavahetus, välja oma presidendikandidaadi kongressi tarvis, kelle pärast nad siis hakkavad valimiskogus võitlema, sest nad teavad, et Riigikogus sellel kandidaadil ei ole jõudu. Kes see kandidaat on, sellest juba kuuleme kindlasti üsna pea ja millised on siis Eesti riigis ja üldse maailmas järgmised sündmused, mida me analüüsida võtame, sellest kuulete juba 2 nädala pärast. Seniks teile kõike head, ilusat maikuud ja lubab lõpuks, et ilm läheb ka ikkagi taas soojaks. 2. mai on talgute päev, kindlasti võtke vaevaks, minge õue, vaadake oma maja ümbrus üle ja miks mitte seda teha koos kogukonnaga, see oleks ju kõige toredam. Ja kui teil on ikkagi mahti, siis palun teid väga südamest, et jagage seda samat podcasti, andke teada, rääkige, kommenteerige. Kõike head ja ilusat, rõõmsat kevade ootust!